tänaste koondislastega, kui erinevates kohtades nendega nagu kokku juhtuda, siis sama nali, mis Toomas Raadikuga, et kui sa ükskord peaksid nagu siis lõpetama, siis Paide ootab sind, et küll sa nagu tuled, et Sandri hea sõber Sander Raieste nagu et kui ta meil saunas käis, siis sai Sandri poolt nii-öelda agenditöö nagu alati nagu käib, et kui peaks, et siis oleks nagu alati äge, kui ta kunagi selle särgi nagu selga tõmbaks, et Epic Bet. Tere tulemast Spordivook podcasti. Meie tänaseks külaliseks on mees, keda tunnevad enam-vähem kõik, kes on kuidagi kokku puutunud Paide korvpalliga. Ta on eestvedaja, treener ja inimene, kes on kujundanud Paidest, võib öelda, et korvpallilinna. See mees on Janno Viilup. Tere, Janno. Tervist. Janno, minu info põhjal. Sina oled Paides aastast 2002. Sind registreeriti vist nii-öelda basketi järgi esimest korda võistkonda aastal 2006. Aga alustame sellest, et räägi lähemalt üldse, kuidas sa Paideni nagu jõudsid, kuidas sa sinna saabusid, kuidas see võimalus sinuni tuli, et sellest on päris pikka aega küll möödas, aga tee see nii-öelda ots lahti, et... No tegelikult ma olen Paides sündinud ja kasvanud ja nagu ikka selle aja poisid kõik sai õues tehtud igasugust sporti. Et õnneks on Paide olnud kuidagi moodi alati nagu siuke spordiline, et ma ei tea, ma mäletan lapsepõlvest Paide-Türi rahvajookseks siiamaani korraldatakse, see on 30+ korda korraldatud. Nõukogude ajal suusatati Paidest Türile. Meil on alati mängitud jalgpalli, võrkpalli ja ka korvpalli. Ja mina tegelikult tegin üldse kergejõustikut, et kuna Paides korvpallitrenni minu noorusajal ei olnud, aga õnneks oli, ma elasin siis siukses 5-kordses kortermajas, Paide Keki juht siis nõukogude lõpus Eesti aja siis alguses pani oma maja katusele satelliittelevisiooni ja loomulikult sel hetkel Lakers ja Bulls tegid show'd ja mina kasvasin siis nagu Jordani ajastul ja ma arvan, et meie tänaval ei olnud ühtegi kuti, kes ei proovinud neid liigutusi järgi teha, mida me siis telekast nagu vaatasime. Et sealt nagu tegelikult sai see korvpalli pisik alguse, nagu ma ütlesin, trenni meil sel hetkel ei olnud. Ja teine võib-olla tõuge, kuidas korvpalliga ma seotuks sain, oli see, et meil toimusid kohalikud meistrivõistlused juba siis, kui sai käidud 9. klassis ja siis keskkooli osas. Ma arvan, et tippaegadel meil mängis Järvamaa meistrivõistlusi üle 20 meeskonna, Ervin Runnel vedas seda ja ma ei tea, ma võin nimetada tänaseid siis korvpalliga seotud inimesi nagu 10, kes on siis selles liigas nagu mänginud, et on mänginud Pärnu eest Kristjan Kangur, Kristjan Kullamäe, Gert Kullamäe, vabandust, Indrek Reinbok, Reimo Luht, neid mängijaid on küll ja veel, kes siis selles liigas nagu osa võtsid ja siis kohalikud kutid proovisid ikkagi alati nagu saba peale astuda. Ja need olid nagu need tõuked, kus siis korvpall sai nagu minu jaoks nagu siukseks spordialaks number 1. Ja hiljem, kui ma keskkooli lõpetades Tallinnasse tulin, siis tegelikult ma läksin esimest korda elus nagu päris korvpallitrenni ja Tallinna ülikooli meeskonda ja seal oli mu treener siis Boris Sapazanov ja siis ma sain alles päriselt aru, mis päris korvpall nagu tähendab. Aga miks alles siis 2006 nii-öelda siis Paide nii-öelda nimistusse tagasi sind kaasati, et teises liigas ma vaatasin, et tegid seal skoori ka päris nagu jõudsalt, et miks siis Tallinna Paide vahet ei käinud ja neid mänge ei teinud või lihtsalt oli elu selline? Ma mängisin siis teises liigast ronisime Tallinna ülikooliga üles ja ma mängisin siis esiliigas nagu pikalt või põhimõtteliselt kogu selle aja siis mängisingi Tallinna ülikooli eest. Ja Paides sel hetkel tegelikult ei olnud sellist nii-öelda korvpallimeeskonda, kes oleks siis Eesti meistrivõistlusel osalenud. Oli kunagi Halo nimeline meeskond ja seal ma ka siis väga noorena lõin nagu kaasa, aga siis ma isegi ei tea, kas basketis kuidagi see nagu täna nagu kajastub. Ja mingil hetkel, kui Tallinna ülikooli meeskond hakkas nagu kuidagi
nii-öelda ära vajuma või selles mõttes, et sealt eestvedajad enam ei olnud, kes sellega tegeleks, siis ma mõtlesin, et äkki saab nagu 2 meeskonda siis ühendada, et meil nii-öelda kohaliku meistrivõistluste meeskonna nagu nimekirjaga mõte oli, et võiksime nagu proovida ja siis seal meeskonna ühinemisteedel oli see esimene trip nii-öelda siis esiliigasse nagu ülesse ja klubiga, korvpalliklubi 7 siis, mis on siis asutatud 1996 ja seesama mees Ervin Runnel on üks nendest asutajatest. Noh, et sealt hakkab siis tegelikult päris see, nagu et klubi asutati 96, eks kohalikud meistrivõistlused toimisid, noorte töö hakkas justkui pihta ja siis ma olin juba piisavalt vana, 97 sündis mul poeg, kes ka natuke palli mängib ja sealt kuidagi siis, et noh, et kuskil peab ju poiss sul kasvama, et tule ka siis nagu klubi juurde, äkki leiad mõne treeneri, ma olen ka mingid hetked nagu olnud päriselt nagu klubi nagu tegevjuht, täna ma istun juhatuses, justkui on presidendi tool minu käes ja nii edasi nagu, et noh, siis tundus see samm nagu loogilisem, et siis nagu päriselt tulla Paide meeskonda, noh, nagu ikka. Me kukkusime esiliigast pärast ühinemist välja 3. liigasse, tol aastal me vist isegi ei võitnud ühtegi mängu, noh, siis olid treener, koristaja, lükkasid ennem koolisaali puhtaks väljakule, mõtlesid, et kuidagi võiks ju proovida võita ka neid mänge ja siis jah, kui nagu lõpuks siuke suurem püüdlus nagu ise palli mängida lõppes, siis sai nagu see Paide asi tõsisemalt ette võetud. Kas noh, sa ütlesid, hooaja peale ei tulnud nagu ühtegi võitu, et kas vahepeal ei tekkinud sellist tunnet, et noh, miks ma teen seda, et see on ju selline motivatsiooni nagu kukkumine, reaalselt mitte ühtegi võitu ei saa, et okei, võib-olla seal mõni ikkagi tuli, aga või ei tulnud ühtegi? Esiliigas oli meil hooaeg, kus me ei saanud mitte ühtegi võitu. Kuidas sa ennast tundsid peale seda või mis mõtted sind valdasid, et kas see nagu andis sulle lisatõuke ja motivatsiooni justkui, et no mis asja, et teeme siis paremini või? See tegelikult nagu jah, põhimõtteliselt spordimehena sa saad nagu aru, et noh, võttes nagu koolipoisid pingist, eks ja Paide klubis pole kunagi olnud nagu niimoodi, et meil on luksus, et me mängime 12 mehega B-klassis või A-klassis nagu korvpalli, eks, et üle mitme aastaga kui poisid koos, eks, sa tead, et tegelikult nad nagu meistrivõistlustel ka väga palju nagu mänge ei saa ja siis tõstad nad põhimõtteliselt meeste vahele. No sealt ei saa nagu väga head nagu nahka tulla, et no meil oli kogenud mehi ka seal sees, vanemaid mehi, kes siis Järvamaa meistrivõistlustel justkui nagu küpsesid ja said nagu päris tugevate vastaste vastu mängida, aga nagu liigades ikkagi see päriselt nagu nii ei käi, eks seda tarkust ja seda nii-öelda mängukogemust on päris palju vaja, et need võidud tulema hakkaks ja ma teadsin sel hetkel, et nagu noh, see tegelikult ongi see, kus nad nagu küpsevad. Ma nüüd peast ei oska öelda, kui kaua läks nagu selleks aega, aga õigete nuppude kokkuliigutamisel me võitsime esimese tiitli 2010 äkki esiliigas, et noh, ja seal olid need poisid, kes siis tol aastal ühtegi võitu ei saanud, olid ikkagi nagu sellises arvestatavas rollis. Et jah, see palju kaotasid ühel hooajal või nagu esiliigas mitte ühtegi saades nagu noh, et see tegelikult kasvatas. Sul on jah, selle Paide nii-öelda eluolu juures on väga palju erinevaid rolle, et täna sa kannad nii-öelda seda manageri rolli justkui on ju, sa oled juhatuse liige olnud, sa oled ka treener olnud. Miks see nii on läinud, miks sa ka treeneriks hakkasid, kas seal oli mingi kindel põhjus, et noh, tegelikult sa nagu sa mainisid, et su enda poiss, eks ole, Kossuga tihedalt seotud, eks ole, ka praegugi, siis miks ka see treener, miks need rollid on niimoodi jaotunud? No raske öelda nagu, et ma kindlasti nagu arvan, et noh, mängijad, kellega koos ma olen ise nagu mänginud, eks, et ja kindlasti nagu Boris Pasanov, kes siis on endiselt Tallinna Ülikoolis nagu tööl, et tema käelt tegelikult on päris palju nagu treenereid nagu nii-öelda tulnud, et mina võib-olla olen siuke nagu hübriidmees, et ma igapäevatööd teen hoopis mujal, eks, ja korvpall on justkui siuke nagu hea hobi, aga noh, ma ei tea, Milvert Vaaks, eks, samamoodi mängisime koos, on treener. Orissaares Mati Rüütel, eks, et mängis Borissi all ja täna on nagu treener. Siim Palu töötab siis TalTechi või raesüsteemis, eks, et ja siis Ida ja Lääne seal Virumaal ka on paar nagu vene nimega poissi, et ma arvan, et see tõuge pigem on, et Boris oli see, kes nagu proovis meile õpetada nagu korvpalli rohkem kui lihtsalt väljakul nagu jooksmist ja nagu võitmist, vaid et sügavamalt ja noh, ma ei tea nagu, et
keegi peab ju mingil hetkel nagu suu lahti tegema, ütlema, et võiks nii proovida, et ju siis see olin mina ja nii ta on läinud. Kui rääkida sinu nagu sellest treeneri nagu rollist, siis millist mängu sa ise nagu armastad, millist korvpalli sa tahaks näha, millist korvpalli sa oma õpilastelt oled nõudnud või? Minu mäng hakkab alati kaitsest, aga see võib-olla tulebki sellest, et minu korvpalliharidus ei ole väga nagu pikaajaline või siuke nagu nii-öelda noorteklass on põhimõtteliselt nagu vahele jäänud, et 5-5 rünnakut on minu arvates palju keerulisem mängida, kui kaitses kätte saada ja siis lahendada nagu kiirrünnakuid. Et kindlasti hakkab see kaitsest pihta ja pigem nagu siuke kiirem mäng, et küll, kui ma mängisin, ei olnud reeglid, ei soosinud väga seda, et sai alati pärast viga uuesti 30 sekundit nagu rünnata, eks, aga täna kindlasti hakkab see kaitsest pihta ja rünnakul pigem palju palli liigutada ja siis need võimalused tekivad ja loe mängu ja kasuta need võimalused ära, mis nagu tekivad. Kaitse on number 1 või veel? Pigem kaitse number 1, kuigi nagu jälle mingid treenerid ikka nagu inspireerivad rohkem, eks, et hilisemal ajal, kui Puls enam ei mänginud, siis Greg Popovitš on ja suur treener ja tema ka lähtus alati nagu kaitsest, kuigi tema viimased treeneri aastad jälle nagu ta sai sellest väga hästi aru, et sa ei saa hoida ühtegi meeskonda tänapäeva reeglite järgi 70 punkti peal, et sa pead ka oskama skoorida, et sealt see nii-öelda rünnaku lõbusus peab nagu alati nagu juurde tulema, aga pigem jah, kaitsest see hakkab pihta ja siis ikkagi rünnak on siis see, kui kaitses hästi kätte saada. Okei. Täna me räägime hästi palju ka nagu praegusest Paide esiliigast on ju, mis on minu arust nagu päris nagu heas seisus, väga nagu tõusuteel, et ma olen ikkagi neid mänge vaatanud ja kvaliteeti on nagu kõvasti. Kuidas sa hindad selle esiliiga praegust nii-öelda seda kaitset või kuidas sa vaatad selle pilguga? Ma arvan, et me oleme kaitses paremad kui ründes, et jälle Eestis on väga palju treenereid, kes ütlevad, et kaitsest hakkab see mäng pihta. Ma arvan, et me oleme päris hea kaitsemeeskond. Rünnakul saaks alati nagu paremini, aga me oleme ka selle võistkonnaga või nagu selle komplekteeritusega mängime esimest aastat. Kui vähegi õnnestub need mehed kõik koos hoida, siis ma arvan, et järgmine aasta tuleb rünnakul ka väga-väga palju ladusam. Aga jah, pigem ma arvan, et me suudame vastaseid hoida vähemate punktide peal, kui me ise nagu viskame, et see võiks olla meie jaoks nagu see võiduvõti. Selles mõttes, et mul on hea sinuga sellest teemast rääkida, sest ka mina olin ikkagi oma tiimis, kui ma olen 1.70 pikk, siis ma olin mustade tegi ja minu võib-olla treenerid ka sundisid mind keskmiselt rohkem nagu kaitset mängima ja võtma siis mängijad, kes siis on nagu head skoorijad, aga kes tuleks nii-öelda võimalikult madalale lüüa. Kui sa vaatad nüüd kogu seda esiliigat või võtame ka meistriliigat, siis mis mulje kaitsest jätnud on? Kas me oleme nagu heas seisus Eesti mõttes nagu kaitse poole pealt või pigem lähme juba ka skoori mõttes selline USA ülikoolide poole, et kõik tahavad ja panevad igast asendist ja kuidas sulle tundub, kuidas meil kaitsega asi on? Kaitsega on nagu, ma mõtlen nüüd, kui Eesti korvpallist üleüldiselt rääkides, siis pigem ma ütleks, et kaitses saaks paremini mängida, aga täna on nagu reeglid nagu sellised, et ründajale minu silmis on antud nagu meeletu nagu eelis. Aga Eesti nagu korvpalli nagu kasuks räägib alati see, et me oleme võistkondlikult väga head. Ja see on minu arvates Eesti korvpalli trump nii kaitses kui rünnakul, et me pigem mängime nagu meeskondlikku mängu või võistkondlikku mängu ja seal nagu me oleme kindlasti nagu ikkagi ma julgeks öelda, et Euroopa nagu tasemel meeskond, kui me koondistest räägime. Sa mõtled eelist selles mõttes, et jah, nüüd on tulnud need igast kontaktiolukorrad, kus tegelikult sa ei tohi oma kaitsel väga ligidal olla. Jah, sellised kindlasti võib-olla nii-öelda rohkem nõukogude ajal oli rohkem sellist karmimat mängu, nüüd on võib-olla jah, iga selline nagu mingisugune puude on juba kontakt, on juba viga. Mõtled sa selle all seda või millised eelised sa täpselt nagu mõtled? No ma mõtlengi seda jah, et ründale on antud nagu eelis, et ta ise justkui otsib seda kontakti, eks, ja otsibki nagu seda viga, et me ei pea kaugelt otsima, eks, et ookeani taga on üks mees, kes kasutab neid nagu väga hästi, mitte üks isegi rohkem, eks, aga see üks hakkab hästi nagu silma sellega,
et lihtsalt ta loob ise neid kontakte ja otsibki võib-olla mitte alati nagu korvi, vaid et saada vabaviskejoonele. Ma ise arvan, et need reeglid varsti muutuvad, selles mõttes, et kuna teleülekanded juhivad ärimaailma selles spordis, siis keegi ei viitsi neid vabaviskeid vaadata ja keegi ei suuda ennustada, kui pikaks see mäng siis läheb, et see kindlasti kaasa ei räägi, et jah, ma mõtlen seda, et ründajale antud eelis justkui, et pallimäng oleks atraktiivsem ja tuleks rohkem punkte, et see on see, mis kaitse peab nuputama midagi välja. Okei, sa oled olnud jah, päris nagu pikalt selles nii-öelda Kossu asjas ja üleüldse nagu selle Paide asja juures ka. Mis sind nagu tänaseni motiveerib seda asja tegema, et kas oled nagu mõni aasta tundnud ka, et jah, okei, hobist on ju kasvanud justkui nagu töö välja, on ju, et sa ikka iga päev pead ikkagi pusima ja kas on nagu oled tundnud ka, et miks ma seda teen või mis sind nagu ikka hoiab selle juures, et tuleks võib-olla tagasi siis sinna, kui 10 aastat tagasi täpselt õnnestus meil see esiliiga võita. Ja siis järgmisel hooajal me saime veerandfinaalist edasi. Ja põhimõtteliselt siis 9 hooaega ei ole siis me nii-öelda meeste tasemel Paide võistkonnaga veerandfinaalist esiliigas edasi saanud. On olnud halvemaid hooaegu, kus me oleme isegi väljakukkumise nagu ääre peal, kord olime isegi selles tsoonis, et õnneks keegi ei tahta alt üles tulla ja me jäime liigasse püsima. Et tegelikult nagu need hooajad on küll nagu sellised, just kui sa sügisel alustad nagu uue tuhhiga ja nüüd teeme ja komplekteerid ja siis oma mõni noor poiss kasvab peale ja loodad, et on ja siis mõtled, et jälle veerandfinaal ja kõik, eks. Aga see läheb nagu selles mõttes nagu ruttu mööda, et õnneks on nagu alati noored, kes nagu, sa tead, et sa pead saali minema, sa näed, et nemad nagu tahavad, viitsivad trenni teha, ja siis sa põhimõtteliselt unustad ja siis tuleb jälle pärast jaanipäeva, kus ma mõtlen, et okei, nüüd peab hakkama mingeid asju sättima, et vaatad, kuidas nagu järgmise hooaja asjad hakkavad kulgema ja siis see on kuidagi ratas nagu veere, pluss ma püüan alati nagu noortekuttidega ise kaasa joosta, et hoida ise ennast mingis toonuses. Nagu sa ütled, et on midagi sellist selle korvpalli juures või siis mitte võib-olla ainult nagu mängu juures, aga see, mis duširuumis toimub, see, mis jõusaalis 2 harjutuse vahel toimub, nagu, et see hoiab nagu selle asja sees. Kui sa nüüd võrdled, sa oled ju tegelikult kergejõustiku põhjaga. Üks on selline rohkem individuaalne, teine on selline meeskondlik, eks ole. Kumba sa ise nüüd oled ajapikku nagu hakanud eelistama, sest ikkagi üks on see, kus sa oled ikka 10-20 kesi võib-olla, sõidate ringi, olete koos, kogu aeg jutustate, kogu aeg pead kõigiga arvestama, versus siis nagu ala, kus sa kas jooksed, hüppad, mis sa teed, on võib-olla sina ja treener ainult, et kas sa nagu oled justkui selline kameelion, et sa suudad ka nagu, sulle sobivad mõlemad või siis sa oled ikkagi aru saanud, et see Kossu osa on ikkagi nagu, seda ei anna ikka võrrelda isegi seda kergejõustiku osaga. Kuidas sa nagu seda osa analüüsid, et see on jah üksikala versus 20 inimest, et see on nagu huvitav, et sulle mõlemad sobinud? Ma kergejõustiku trenni läksin ka põhimõtteliselt sellepärast, et seal trenni lõpus mängiti korvpalli. Ja kui ma läksin, siis ma mäletan, et esimesed pool aastat ma ei jõudnud joosta, mitte kuskil otsa. Ma olin teistest alati 1,5 kilomeetrit maas ja nagu kannatasin. Ma teadsin, et ma pean olema õigel ajal tagasi, muidu ma ei saa isegi nagu trenni lõpus Kossu ka mängida. Võib-olla tänapäeval, eriti selle sotsiaalmeedia kaudu, me näeme tegelikult suurte mängijate seda nagu lõbusat osa nagu treeningust. Aga ma olen enam kui kindel, et kõik need suured mängijad on teinud seda individuaalset üksipäni tööd või siis treeneriga tööd, et saada väga heaks mängijaks. Et selles võtmes nagu iga korvpallur tegelikult on natukene ka individualist. Selleks, et meeskonna sees oma sooritust teha, pead sa nagu ikkagi enda ego nagu läbi suruma. Et ma arvan, et iga korvpallur teeb 2 hooaja vahel, 2 nagu mängu vahel individuaalset tööd ja see ei erine väga palju siis sellest, mis kergejõustikutreeningul toimub.
tõsi, jah, sellest nurgast ma ei vaatanudki, et kõik ju suved jah, tavaliselt me peame iseendaga tegelema, et jah, ma just mõtlesingi, et terve hooaja vältel sa pead ju jah, nagu arvestama kogu oma tiimiga, et sul peab olema kellegile sööta, keegi peab lauapalli võtma, keegi peab pudelit saali tassima, et jah, et võib öelda, et sa oled ikkagi kameelion, et mõlemad asjad sulle justkui sobivad. Sa ka täna käid vist hästi tihedalt, võtad jooksuvõistlustest osa, nagu ma olen aru saanud, olen näinud, eks ole, et kas need on omavahel ikkagi seotud või võib ikka öelda, et sa oled ikka see kameelion? No naudid sa seda üksinda olemist või naudid sa rohkem nagu selles kambas olemist, et kuidas sa tunned? Ma sõidan, ma arvan, juba üle 20 aasta nagu peaaegu iga päev Tallinnasse tööle ja koju, et tegelikult väga head mõtted tekivad, kui sa oled üksipäni, kas siis autoroolis või need hetked, kui ma siis jooksmas käin. Muidugi mulle meeldib joosta, et nagu ma mäletan seda head tunnet endiselt, kui jooksmine ei olnud nagu üldse kuskilt otsast raske, et vahet ei olnud, kui kiiresti või kui kaua sa jooksma pidid. Et seal tekivad need head mõtted, seda üksi olemisaega, ma arvan, et on meil kõigil vaja, kes kuidas siis seda teeb, et kes loeb raamatut, kes käib jooksmas, kes käib jõusaalis, kuidas iganes. Et jah, mulle täitsa nagu sobib see hetk käia jooksmas ja ütleme, et vanus on ka sealmaal, et kui sa endiselt tahad võib-olla laua pealt süüa midagi nagu, mis ei ole kõige tervislikum ja nagu, aga maitseb väga hästi, siis kui tahad nagu mingis sportlikus vormis püsida, siis tuleb ka trenni teha. Tõsi, eks siis ühesõnaga, jah, ma sain ka vastuse, et üksinda nii-öelda see mõttemaailm ja arenemisprotsess on võib-olla nagu edevam, aga kambakesi on selles mõttes hea olla, et alati on kellegi hea rääkida ja mõelda ja arutada ja asju edasi viia, eks ole. Ja see võib-olla ka on üks see põhjus, miks mulle endiselt meeldib seda korvpalli asja nagu teha, et see, nagu ma ütlesin, et see jõusaalis 2 harjutuse vahe või see duširuumis olev melu, mis on pärast rasket treeningut või siis mängu nagu, et see on midagi, mis nagu tegelikult kasvatab ja ma püüan ka seda meeleolu tekitada siis oma nii-öelda noorte nagu grupis Paides, et seal tegelikult räägitakse väga palju elutõdesid, kui mõni vanem mees on see, siis ikka püüad tähelepanu juhtida, et poisid, kuulake nüüd, kuidas nagu päriselt nagu elus asjad käivad, et see on õpetlik ja see on äge minu arvates ja ma arvan, et kui see korvpallitee ükskord lõpeb, siis võib-olla see on see, millest jääd kõige rohkem puudust tundma. Ei tea jah, kas see sinu pool üldse lõpeb kunagi, et see tundub, et sa oled ikka nagu väga visalt ja seda on nagu äge vaadata nagu kõik need aastad Paide Viking Windowsi kõrval ja nüüd ikka asjad liiguvad ikka õigesse paika, et see on nagu vägev, et ma arvan, et see ei lõppe sinu puhul, aga või sa tunned teistmoodi, tunned, et sul võib saada kunagi see piir ette? No raske ütelda seda, et täna mul ei ole mingit plaani, et ei ole hetkel sellist tunnet olnud, et ei, nüüd järgmine aasta ma ei jätka, ei, kindlasti mitte, et seda tunnet ei ole, aga nagu mul on ka selles mõttes nagu vedanud, et ma isegi kui õnneks või kahjuks olen mina see nägu, kes nagu välja paistab justkui selle taga, siis tegelikult mul on olnud alati nagu nii-öelda keegi, kellele helistada või keegi, keda kutsuda appi, et kuule, teeme nüüd seda asja koos või saad sa mulle aidata nagu seda teha, et selles mõttes on mul nagu kõvasti nagu vedanud, et mul pole isegi kahju, et mina ainult olen see nägu, kes nagu välja paistab, aga selle töö taga tegelikult on väga palju nagu teisi toredaid inimesi, kes ma julgeks öelda, et mõtlevad nagu samamoodi, et kindlasti oleme tänulikud ka neile. Absoluutselt, et nagu see ongi võib-olla nagu see ja võib-olla siis mulle ei meeldi küll ennast nagu kiita, aga nende inimeste nagu leidmine või see suhtlemine nendega nagu on siis see töö, et ma olen suutnud nad nagu kaasata, et nagu ma enne saadet ka ütlesin, et ega väga palju inimesi selle hobi juures meil siin mingit erilist tasu nagu ei saa, et nende jaoks ongi see sama nagu tasu see, kui kuttidel on nägu naerul ja kui õnnestub mõni võit saada või siis noored poisid, kes nagu saavad lõpuks nagu aru, et nad treenivad ise endale ja ma ei pea neid enam kutsuma nagu jõusaali või jooksuringile, vaid et nad pigem helistavad sulle, et kuule, et kas täna me siis ei teegi. Et see on nagu siuke asi, mis nagu motiveerib.
jah, ennist sa rääkisid sellest tiimist ja varasemalt oled sa ka öeldud, et 2 nii-öelda põhitoetajat Paides on üleüldse siis Paide linn ja Paide Viking Window, eks ole. Et jah, on ka neid teisi ja on ka teisi inimesi, kellele me peame tänulikud olema, aga kui palju nagu sellist, nüüd võtame nüüd kas või seda hooajaeelset perioodi, et kui palju sellist sponsorite moosimist, seda musta tööd igapäevaselt, kui palju seda on, et kuidas sa tunned, et noh, kuidagi inimesed peavad ju mängule saama, kuidagi asjad peavad paika saama, bannerid peavad olema kuskil, et palju seda moosimist ja musta tööd kõik on? No ma arvan, et selle poolest me väga palju ei erine üheski teisest nagu klubist, et noh, jälle spordist väga lihtne nagu õppetund, et sa saad seda, kui palju sa sinna nagu oled nagu panustanud, ehk siis, et Eestis on ettevõtteid, kes tahavad sporti toetada, tuleb need ettevõtted üles leida see ühisosa ja siis on seda võimalik nagu teha, et seda tööd on nagu piisavalt ja ega alati ka ei õnnestu, eks, et on ka neid kohtumisi, kus kiidetakse, öeldakse, et teete ägedat asja, aga kahjuks ei ole nagu võimalik või siis on ettevõtte väärtused toetada hoopis kultuuri, noh, mitte et sport ei oleks kultuur, aga võib-olla kuidagi teistmoodi, et seda on nagu üksjagu. Aga õnneks nagu Paide puhul, nagu sa ka ütlesid, et Viking Window või siis aktsiaselts Viking Window on olnud see nagu nurgakivi, kes on meid tegelikult üle 20 aasta nagu aidanud, ja see on nagu selline toetus, mis ei ole nagu, et iga aasta ma pean käima ja tõestama, et me teeme õiget asja. Küll aga jah, loomulikult eelarveread tuleb kõik nagu läbi rääkida, kuhu raha kulub, miks kulub sinna või tänna, mis on ka teisest küljest nagu väga, väga nagu hariv, et kahjuks see ettevõtte juht siis on nüüd pilve peal ja vaatab sealt neid mänge, aga ta oli mu klassivenna nagu isa, kes tegelikult ka natuke haris mind selle poole pealt, et kuidas siis üks nagu nii-öelda eelarve koostamine võiks siis nagu käia, et jah, ta näitas seda küll ettevõtte baasil, aga temaga sai nagu kõigest sellest nagu rääkida ja nagu ikka, et kui on üks selline suurem nurgakivi olemas, siis kõigi teiste nagu leidmine on juba nagu tsipa nagu lihtsam. Aga just ma võrdlen, et mõne suure linnaga, ma ei tea, Tartu või Tallinn või noh, siin ennist me mainisime ka natuke ka Rakveret, et noh, kas Rakvere just nagu nii suur linn on, aga ettevõtteid ju palju nagu rohkem, kontakt võib olla nagu lihtsam, et noh, keegi kedagi ikka teab, et Paide selline väike koht, et kas see on nagu, tundub sulle mõnevõrra keerulisem või täna on kõik meili kaugusel, lihtsalt kirjuta, helista? Jah, et me linnana või maakonnana kindlasti oleme väiksemad kui need sinu poolt nimetatud, et kindlasti on nagu meil vähem ettevõtteid ja vähem ettevõtteid, kes siis nii-öelda ärimaastikul on nagu nii edukad, et neil lisaks oma töötajate heale palgamaksmisele jagub ka nii-öelda sporditoetust. Aga noh, ma arvan, et see töö nagu või toetuse küsimine ei erine sellegi poolest, et oma nagu võimekuse piires kõik nad kaasa nagu elavad ja täna muidugi ka see maailm on nagu nii palju nagu muutunud, et ei ole nagu vahet, kas see ettevõte asub siis Tallinnas või ta asub Rakveres või Tartus üldse, et nagu kliendid on tal tegelikult nagu üle Eesti, eks, et neid koostöö nagu kohti leiab küll. Okei. Noh, siis on hea kuulda, et mitu meili see suve jooksul siis teele saatsid, on see loetamatu arv või kaua sa ikka pusisid nende meilidega, et noh, ma neid kindlasti kokku lugenud ei ole, et neid on üks jagu, aga võib-olla noh, see suurem nagu või siuke eeltöö on võib-olla nagu isegi tähtsam, et kindlasti nagu tuleb abiks see, kui keegi tunneb kedagi kuskilt, eks, et sa ikkagi saadad selle emaili mitte info, vaid et seal selle ätmärgi ees on konkreetne nagu nimi, eks, et kus kaudu nagu edasi minna. Ja noh, et see meeskond võib-olla on nagu üks osa sellest, et meil kindlasti on alati nagu noortetöö ja kätt südamele pannes võin öelda küll, et meil on olnud võib-olla selle 20+ nagu hooaja jooksul, kus me oleme Eesti erinevates liigades mänginud, on 1 või 2 sellist hooaega, kus me oleme meeskonna eelarvega nagu puusse pannud ja oleme pidanud mõned tuhanded kroonid või eurod võtma siis nagu noorte osakonna
nii-öelda eelarvest, siis ülejäänud hooajad kõik on julgelt sellised, kus meeskonna eelarvest ikkagi arvestatav osa jääb ka noortetööks, et see tegelikult, see meeskond ei ole lihtsalt selleks, et nagu püüda nagu esiliigas nagu medaleid, vaid et tegelikult see paistab välja ja see aitab tegelikult meil teha siis nii-öelda noortega tööd. Jah, põgusalt oleme puudutanud ka seda noorte osa, eks ole, aga oled ka sina väga lähedalt sellega nii-öelda kokku puutunud ja puutunud siiani. Kuidas sa kirjeldad meie tänavu Eestist nii-öelda seda noortesüsteemi, mis vajaks muutusi, mis võiks olla teistmoodi, et kas oleme heas kohas või mida muuta? No kindlasti ei ole ma nagu inimene, kes oskab öelda, mis nagu peab nagu muutma. Ma arvan, et meil Eestis on nagu väga palju häid treenereid. Me teeme õiget asja selles mõttes, et korvpallitreenerid oskavad lastele õpetada piisavalt tarkust ja korvpallioskust, et nagu kasvada väga heaks mängijaks. Paide nii-öelda mätta pealt vaadates või siis Paides istudes, meil on ikkagi nagu väga selgelt Paide linnas tugev jalgpalliklubi ja meil käib päris tihe nagu võistlus siis, või nagu võitlus siis peade üle, et kes suudab palju lapsi nagu trenni tuua. Mis iseenesest on hea, sellepärast et ka lapsevanemad on targad ja saavad aru, kus kohas panustatakse, kus on lapsel nagu võimalik kasvada. Aga ütleme niimoodi, et nagu see arv, see nii-öelda kriitiline arv või mass, kellega siis nii-öelda teha tööd ja jõuda siis mingites vanuseklassides nii-öelda täismeeskonnaga või ühe aastakäigu poistega nagu kõrgemal, et see tundub nagu järjest rohkem nagu võimatu. Eriti kui suuremad klubid siin kombineerivad ja panevad nagu selgasid nagu kokku, et siis väiksel klubil ei ole sinna kahjuks midagi nagu vastu panna, sest et meie ikkagi tuleme seal üle 2 või 3 aastakäigu poistega nagu kokku ja paratamatult on siis raske neile vastu saada. Aga meil on ka nagu siis jälle nagu omad nagu nii-öelda eelisid või plussid, et me ei ole siiamaani ühtegi kutti nagu kinni hoidnud, et kellel pea ja jalad kannavad, siis suuname alati nagu edasi. Viimasel ajal küll järjest vähem on olnud neid, kes nagu suurde korvpalli nagu tee leiavad, aga jälle viimased 2, 3, 4 hooaega me oleme suutnud vähemalt nagu nii-öelda koondise esimestesse ringidesse ikkagi jälle mängijaid nagu saata, et selles suhtes ma võiks öelda, et korvpalliliidu poolt tehakse asju õigesti, et poistele antakse nagu võimalus, ole lihtsalt mees ja nagu kasuta see ära. Jah, ma olen nüüd huvitavalt palju see aasta sattunud kuskile U16 mängudele, U19 mängudele. Poisid on nagu võimsalt atleetlikud, kiire mäng on võrreldes minu ajaga, kui ma olin noorem, mängisin U16, U19, minu arust mäng oli poole aeglasem, me ei olnud minu arust nii atleetlikud, võib-olla ma mäletan valesti, et see on nagu uskumatu, et kuidagi generatsioonid on muutunud, midagi on muutunud. Jaa, olen sinuga 100% nõus, et mäng oli natuke teissugune. Mina küll noorteklassides mänginud ei ole, aga kui ma ka neid liigasid mängisin, et mäng on hästi palju muutunud. Nagu ma ütlesin, siis Eestis on väga palju häid treenereid, kes oskavad tegelikult poistele õpetada kõik need korvpalli asjad nagu selgeks ja see ongi see, mis ka tegelikult nagu välja paistab, et ma arvan, et me ei pea nagu väga palju silmi maha lööma Euroopas nii-öelda koondistega mängides, et me saame tegelikult seal hakkama, on paremaid ja halvemaid aastakäike, aga üldpilt minu arvates on nagu nii-öelda korvpalli taseme mõttes ikkagi Eestis kindlasti tõusuteel. Jah, sa põgusalt mainisid ka seda Paide jalgpalli, eks ole, et konkureerite te mingil määral ju kindlasti, eks ole, et Paide jalgpall tahab võtta oma poisid endale ja teie tahate nagu oma osa ikkagi saada, on ju. Ja nagu sa mainisid, et see konkurents on mõnes mõttes hea, aga kui suurt nagu siis seda lõhet või konkurentsi sa nagu ise tunned, et kas korvpall annab mingisuguse eelise või ei anna või see on puhtalt, kuidas
kuidas maailm otsustab, kuidas õnn otsustab, et kuhu poole laps läheb või tunned sa, et näiteks kas korvpallil on mingid eelised või tunned, et ma ei tea, jalgpalli näiteks toetatakse rohkem, et võiks korvpalli või kuidas seda lõhet oma vahel analüüsid? No ma ei oska öelda nagu, kui suur see nagu lõhe kahe klubi vahel on, kindlasti me saaks alati rohkem koostööd teha, see on absoluutselt nagu õige, kas või näiteks füüsise arendamisel, et noh, täna näiteks meil mõlemal on justkui siis nagu treener, kes siis teeb mingi osa poistega või siis lastega nii-öelda sükest üldfüüsilist ettevalmistust ja noh, meil kindlasti ei ole tal pakkuda nagu täit kohta, eks, et tegelikult saaks nagu seal vabalt nagu koostööd teha, eks. Sama asi on võib-olla mängude korraldusel ja pealtvaatajate või publiku nagu jagamisel, et selliseid koostöökohti on nagu kindlasti nagu veel. Aga noh, see on natuke nagu süke Eesti värk, et igaüks püüab nagu tekki enda peale sikutada, et mujal maailmas see nii-öelda klubi ülene nagu koostöö on palju nagu suurem ja nagu toimib ladusamalt. Aga võib-olla me ei tea ka nii hästi neid telgitaguseid, et kindlasti jalgpall teeb väga hästi Paides asju ja noh, isegi kui lapsevanem suunab nagu last kuskile poole trenni, siis tegelikult mingis vanuses ikkagi poiss otsustab või laps otsustab, kus trennis ta nagu käia tahab. Ja me oleme püüdnud ajada oma asja nii hästi, et lapsi oleks. Lapsi küll jääb vähemaks ka meie klubis, aga noh, see on niisugune üleüldine probleem, ma arvan, tänases Eestis, et lapsi on mingid aastakäigud sündinud nagu vähem ja ega neid lapsi ka selle pärast jääb nagu vähemaks, mitte et üks või teine klubi teeb nagu halvasti nagu tööd. Jah, noh, ma olen kuulnud sellist statistikat või seda on minu arust räägitud päris kõva häälega isegi, et kui noor jõuab sinna kuskil 13-aastaseks, siis nii-öelda otsustab korvpallist loobuda, et lihtsam on arvutimänge mängida ja midagi muud elus võib-olla targemat teha. Et mina näen ka nagu seda, et selles mõttes minu enda grupis, ma olen ka treener, on väga palju poisse, kes käivadki ja ka mängivad jalgpalli, aga nad tulevad ka korvpalli, et neile mõlemad meeldivad, sest jah, me räägime sellest seltskonnast ja saavad sõpradega kokku erinev kontingent ja ma ei näe mitte kuidagi, et see on see koht, et kuidagi peaks last suruma kumma poole, sellepärast et laps ju areneb ja meie eesmärk on ikkagi hoida teda võimalikult kaua selle spordi juures, et kui ta jõuab 13-aastaselt sinna arvuti taha, siis see ei ole nagu, võib-olla see ei ole päris hea see siht, eks ole. Et ma arvan, et ka Paide võiks olla ju see koht, siis võib-olla see juba on, see on sinu öelda, et peaks ikkagi kõik omavahel võimalikult palju koostööd tegema, et ikkagi laps saaks kasvada ja areneda. Ja kindlasti sellega olen 110% nõus, et me kõik treeneritena tahaks treenida tippsportlaseid ja maailmameistrid, olümpiavõitjad, aga kahjuks ei ole see võimalik ja minu silmis selline pikem töö või olümpiavõit ja voolimine siis läbi põlvkondade on samamoodi võimalik, et tänane nagu laps on hilisem lapsevanem ja võib-olla toetaja, võib-olla sünnib tema perre järgmine nagu tippsportlane, ükskõik mis ala ta teeb, et sellepärast kindlasti me klubina nagu hoolitseme selle eest, et ka minul on tegelikult kuna ma ei taha noortegrupi sellepärast võtta, et mu töö on selline, et ma pean vahest mõne trenni aega muutma nii edasi, siis minu harrastajate grupp on nagu selline, kus ma tegelikult kasvatan nagu spordimehi läbi korvpalli küll, et nad armastaks seda mängu, nad armastaks pingutust ja me kunagi ei tea, eks, et kuidas see nende jaoks lõpeb, aga mu enda kergejõustikutreener ütles kunagi, et kui sa siin selle trenni lõpetad ja käid tööl juba, sul on lapsed, sa õhtul paned tossud jalga, lähed teed jooksuringi, siis tema töö on tehtud, ja ma ise mõtlen täpselt samamoodi, et kui sa juba oled justkui lõpetanud oma klubilise tegevuse, käid tööl ja sinu puhkehetk on see, kui sa nagu lähed sporti tegema, vahet pole, mis sport see on, siis see on nagu täpselt samamoodi ühe klubi nagu tegevus, sooritus, eesmärk, minu arvates vähemalt võiks olla. Paides me seda kindlasti teeme, et mitte ainult nagu tippsportlaseid voolides, neile tuleb anda võimalus, see võimalus peab alati klubis olema, aga see spordi inimeste kasvatamine võiks olla nagu klubides isegi nagu
rohkem nii-öelda välja paista või julgemini võiks sellest rääkida, et täna kõik millegipärast ajavad taga ainult nagu medaleid ja tiitleid. Ma saan aru, et tihtilugu sellega kaasneb ka suurem rahastus, eks, et ja kes ei tahaks oma treeneritele rohkem palka maksta ja võib-olla paremini sotsiaalmeedias välja paista, kulutada sinna nagu rahasid, et see kõik on loomulik ja loogiline, aga nagu sportlike inimeste kasvatamine on nagu, võiks olla väga suur eesmärk. Ja minu jaoks ka pigem see kõik on ikkagi ju, see on justkui nagu investeering, eks ole, et see muidugi kõik me ettevõtete ja nagu inimestena vaatame ikkagi saavutusi ja üritame võimalikult palju nagu silma paista, kui me mõtleme just nagu noorte põhjal ja üleüldse nagu spordi suunal, siis tegelikult me peaks võimalikult investeerima, et sealt kasvaks midagi nagu edasi, et loota, ka mina olen väga paljude inimestega istunud laua taha, kes küsivad, et okei, me oleme nõus sponsoreerima, aga mis sa meile aasta jooksul tagasi tood? Et mul kahjuks ei ole sulle nagu suurt nagu lubadust anda, et ma ei saa lubada, et ma kõik tiitlid võidan ja nii edasi, et see on nagu see võib-olla mulle tundub, et Eestis on see kultuuris on nagu vahepeal on nagu tavaline, aga on ka väga palju ettevõtteid inimesi, kes saavad aru, et ma panustangi, et lapsed areneksid kuhugi, jõuaksid kuhugi ja ma olen sinuga täpselt samal meelel, et peaks kuidagi investeeringu mõttena võib-olla seda mõtlema. Aga minnes natukene selle kasvatamise teema juurde. Kuidas sa tunned täna, jällegi me räägime väga paljudes erinevates rollides oled sa olnud, sa oled ka mängiv treener olnud, sa oled ka manager olnud ja mis ma ennist siin mainisin, et kas täna, kuidas sulle tundub, et kas peakski nagu kasvatama justkui neid korvpallureid ja mängijaid või peaks kasvatama inimesi, kes jääks korvpallile truuks, et sina oled ehtne näide selle põhjal, et sa oled jäänud ikkagi pikaajaliselt sellele korvpallile truuks ja üritad talle endast võimalikult palju tagasi anda. Kas me peaks just kasvatama nagu selliseid inimesi või me peaks ikkagi mõtlema kogu aeg sellele, et see mängija peab jõudma Euroliigasse, peab mängima meil meistriliigas, peavad saama häid tulemusi, et kuidas sulle tundub, kumb kaalukaus see on õigem? Ka meil klubis sees on olnud see nii-öelda dilemma või siuke nagu arutelu kindlasti, et me küll ei räägi seal, et kas mängija peab jõudma Euroliigasse aga meil on olnud laual see nagu otsuse koht, et kas me proovime siis nii-öelda teha sooritussporti või siis nii-öelda saame kokku ja teeme kossu. Mina ise kindlasti nagu, või minu seisukoht on siis selline, et kui me sooritussporti ei tee või tulemussporti ei tee, siis nagu nendel lastel justkui ei olegi nagu võimalust. Et kindlasti kõik ei taha nagu tulemussporti teha ja siis sinna juurde käib see nii-öelda korvpalli või spordiarmastuse kasvatamine nii või naa. Ja me ka klubina ka kindlasti proovime nagu selliselt nagu käituda, nagu ma ütlesin, ka mul on harrastajate punt, kes üle aastakäikude nagu tulemussporti enam taga ei aja, aga küll neile meeldib nii-öelda trennis käia ja trenni nagu teha. Ma loodan, et enamus Eesti klubid ikkagi teevad tulemussporti ja siis ka on olemas see nii-öelda palli mängimine või siis spordikasvatuse nagu jagamine, et minu arvates need käivad koos, et kui vähegi võimalik, siis ma seda valikut klubisiseselt ei peaks tegema. Võib-olla Tallinna linnas on selles mõttes või suurtes kohtades natuke lihtsam, et siin võib-olla on ühes linnaosas ka tihtilugu rohkem kui üks korvpalliklubi, et siis sa saad valida, et kes siis teeb tulemussporti sooritust taga ajades või siis kes keskendub sellele, et teha lihtsalt lahedat nagu spordiringi. Aga väikses kohas kindlasti seda nagu võimalust valida ei ole, et me pigem oleme püüdnud korvpalli ikkagi nagu ühe klubi alt ajada ja me oleme kombineerinud siis seda koos, nagu ma ütlesin, et me ühtegi noort kutti või last kinni ei hoia, kellel pea ja jalad kannavad, oleme suunanud edasi, et küll viimasel ajal vähem, aga sellegi poolest, et mu enda poiss lõpuks, kui tema aastakäigus kutt ei olnud, siis mängis Pärnus ja sealt edasi Audentesesse ja nii edasi, et pigem me püüame need tüübid siis nii-öelda ikkagi suuremale korvpallile lähemale aidata ja lootuses, et ühel hetkel on meil ka B- või A-klassis nagu 12 kutti, kes siis medalite eest nagu võistlevad. Kui
jah, kuna sa oled selle Rahvaliiga või nii-öelda selles harrastusspordi korvpalli osakonnas ka, nagu sa mainisid, väga tihedalt juures, eks ole, siis kuidas sa seda korvpalli järgset asja nii-öelda analüüsid või kuidas sa seda analüüsid, et kas me oleme ka selles osakonnas nagu heal kohal ja just rääkides ka Paidest, et ma räägin enda näitel, et see oli niisugune, kui minul U18 kunagi läbi sai ja kuna mina väga mängumees ei olnud, siis treener võtsime finaali ära, saime tiitlid kaela ja treener kahjuks ütles, et mul ei ole teiega kuhugi kahjuks edasi minna, et tollel hetkel ei olnud sellist võimalust ka mingeid muid Eesti liigasid mängida, praegu nüüd on ja noore mehena sul väga ei ole ka võib-olla nagu piisavalt, ma ei tea, kas võib nii-öelda mune minna kellegi Rahvaliiga satsi juurde või kuhugi öelda, et kuulge, et ma teist küll kedagi ei tunne, aga ma tahaks nagu mängida teiega, on ju. Et nüüd õnneks olen ma ikkagi ka leidnud selle koha, kus nagu harrastussporti ikkagi teha, leiad mingisugune pundi, kas või saad kokku, ka minagi mängin Rahvaliigat, nüüd see on nagu natukene isegi võib-olla atraktiivsem kui need aastad olid, aga kuidas sulle see nagu osa tundub, et te ka Rahvaliigat olete ju ikkagi mänginud, kuidas sa selle osakonnaga rahul oled, kuidas sulle see tundub? Jah, see tihtilugu on nagu see mure, et kui sa justkui ei kvalifitseeru siis või ei ole klubil seda võistkonda väikestes kohtades eriti, et sa mängida siis nii-öelda teist liigat või esiliigat või siis me oleme klubina kindlasti nagu elus hoidnud seda nii-öelda kohaliku meistrivõistluse nagu nii-öelda siis korraldamist. Et küll vahest ta kuivab nagu täitsa nagu kokku, aga ka täna, eks, kohaliku meistrivõistlusel siis Kesk-Eesti Rahvaliigast võtab osa ka siis esiliiga meeskond, meil see Paide Betmaster, loomulikult me mängime seal hoopis, mängibki meeskonna peatreener, manager, abitreener, tüübid, kes aitavad mängu korraldada, aga me hoiame seda nagu elus just selle pärast, et nii-öelda oleks seal Kesk-Eestis võimalik mängida sükest harrastuskorvpalli. Õnneks ei ole ükski aasta vahele jäänud, koroona aastal lihtsalt jäi pooleli, eks, et ma isegi peast võin eksida, aga see on nüüd küll siis toimunud vist juba varsti 30 aastat on siis Järvamaal toimunud siis Järvamaa meistrivõistlused korvpallis. Ma tean, et väga paljudes kohtades on need nii-öelda kohalikud meistrivõistlused kadunud, et kui ma ise mängumees veel olin rohkem, siis ma olen mänginud Pärnumaa meistrivõistlusi, Jõgevamaa meistrivõistlusi, et nagu neid kohti, kus nii-öelda mängida oli nagu rohkem ja nagu ma ütlesin, Järvamaa meistrivõistlus võttis osa nagu lausa nagu meistriliiga tasemel nagu mängumehi, eks, et täna on see rohkem reguleeritud, mängijad on lepingutega, vigastusohud on suured, arusaadav, eks, aga seda harrastussporti võiks olla rohkem küll, et see Rahvaliiga on kogunenud hästi nagu keskuste nagu keskeks, eks, et väikestes kohtades ikkagi sa pead sõitma 10 kilomeetrid, et siis kui mitte rohkem, et 1 või 2 mängu nagu kirja saada. Et aga ega siin ei ole ka nagu head lahendust, eks, et keegi peab ju organiseerima. Keegi peab sõitma kilomeetrid täis, jah. Ja sellega kaasnevad omad kulud, eks, aga ma arvan, et lahendus on see, et harrastussport tuleb igal ühel ikkagi oma taskust nagu kinni maksta ja lihtsalt oleks tore, kui leidub eestvedajaid, kes siis koondavad need inimesed enda ümber ja nii lihtne see tegelikult käia või olema peakski. Ühesõnaga, iga aasta olete ikkagi mängijad ka sinna punti saanud, mängida olete saanud, et ei ole? Et me ka sellepärast selle kohaliku meistrivõistluse nagu Kesk-Eesti Rahvaliigaga tegelikult nagu liitsimegi, et meie regiooni võitjal on siis võimalik minna ikkagi mängida teiste regiooni võitjatega ja siis sealt püüda pääsu teise liigasse, mida iganes, et ja me oleme aastaid tegelikult nii-öelda meeskonna siseselt siis selle esiliiga meeskonna siseselt nagu kui oli rohkem kohalikke poisse nagu pundis, siis kõik nad olid ju kuskilt kas Koigist või Amblast või kuskilt nagu päriteks, et ja siis nemad mängisid oma ikkagi nagu oma asula eest seda nagu kossu, eks, et sedasi hoidsime aastaid seda nagu meistrivõistluse elus ja publik käis saalis ja ma täna arvan, et see on ka suuresti see publik, kes käib meie esiliiga mänge vaatamas. Et ja nagu ikka,
isa tuleb saali, poiss on kaasas, nii nagu minu enda poiss, et põhimõtteliselt nagu tegid reegli selgeks, et üle joone ei lähe ja sealt jooksevad onutsu pikali ja nii ta oli ja lõpuks võtab ta palli kätte ja nii minu arvates see spordi juurde nagu suunamine käibki. Kuidas hetkel tunne on, kas nagu sa ütlesid, et jah, nagu lapsi on natukene vähemaks ja meil sündimuste arv on ka tegelikult jäänud natukene vähemaks. Kas ka Paidel on ideid olnud või on see nagu mingisugune teema, et kellegiga ennast liita või see ei ole isegi mõttesse tulnud, et ikkagi üritame nii-öelda ikka edasi pusida ja küll neid tuleb, et kas on olnud mingeid mõtteid, kas on olnud mingisuguseid läbirääkimisi, mingeid muid asju? Me oleme tegelikult klubi nagu, vähemalt sellest hetkest, kui mina olen klubis olnud, siis meil on olnud nii-öelda ühendvõistkondi ka, et klubi tasandil nagu päriselt nagu liita kellegiga ei ole olnud nagu mõtet, sest et lähim klubi, kes meil tegutseb, on siis Rapla, piisavalt tugev klubi, et üksipäini teha. Teisele poole minnes on Viljandi, eks, et seal on spordikool ja siis klubi, et võistkondade liitmisel meistrivõistlusel ühiselt osa võttes tundub nagu loogiline, aga nagu klubide liitmise mõttes on laualt käinud mõned mõtted, et kui mõelda nüüd siis suuremalt ja klubi visioonis kindlasti enne, kui me isegi esiliigat mängima hakkasime, on tegelikult ikkagi kirjas, et me proovime Eesti koondisele kasvatada mängijaid, me proovime jõuda meistriliigasse, ja need ei ole sinna pandud sellepärast, et tore on kellegile näidata klubi visiooni, et mingid hooajad me teeme selle nimel rohkem tööd, et meistriliigale lähemale jõuda ja kasvatada paremaid noori või tublimaid noori, mingitel hooaegadel on see rohkem nagu siuke lihtsalt visiooni nagu kiri klubi kodulehel või siis kuskil põhikirjas. Aga me ei ole nagu loobunud päriselt, et kui on nagu õige hetk, siis kindlasti me nagu prooviksime meistriliigat ja prooviksime ikkagi kasvatada klubi nagu oluliselt nagu suuremaks, et meil on ikkagi nagu tublid treenerid, nagu palgal treenerid võiks alati olla rohkem, alati võiks olla paremaid treenereid, mingil määral näitab klubi nagu taset ka siis see, et kui kaugele me lastega Eesti meistrivõistlustel nagu jõuame, eks, aga mina nagu seda päriselt nagu selliselt ei võta, et nagu ma ütlesin, et seal on nagu väga palju põhjuseid, et jälle, kui me anname mõne mängija nagu teise klubi alla mängima, siis justkui ta oskab nagu kossu mängida, et see mulle annab selle kindluse, et meie treenerid teevad õiget tööd, et lihtsalt, et lapsi võiks olla rohkem, kellega seda nii-öelda kvaliteetsemat ja tulemus spordile suunatud tööd nagu teha. Ja ma just selles võtmes mõtlesingi tegelikult, et jah, Rapla on küllalt suur. Tegelikult eelmine hooaeg nad alles olid meistriliigas ja tegelikult neil nagu tundub, et asjad nagu mingil määral on laabunud, aga jah, ma just mõtlesin ka siia sõites just selle Viljandi osapoole mingil määral. Väga ei ole väga pikalt nendest midagi kuulnud, et kuidas seal lapsed üldse toimetavad, kuidas seal asjad lähevad Paidest poole rohkem, et jah, vahemaadeks, aga et ka need nii-öelda poisid saaksid seal põllule mängida, võib-olla noorteliigasid võib-olla mängijad pole lihtsalt kuulnud, aga lihtsalt ja just sellest võtmes mõtlesin ka mina, et jah, tegelikult hakkab finantsidest kõik pihta, et mõned aastad tagasi või mõned hooajad tagasi käis ka meie nagu klubi siis nii-öelda koosolekult läbi mõte, et äkki peaks laienema näiteks Põltsamaale, et ei ole tegelikult Paidest üldse nagu kaugel, korvpalli minu teada ei tehta seal peaaegu üldse, aga nagu ikka, treenerid töötavad mitme koha peal, eks, et öelda kellegile, et kima veel nagu 60 kiltsa või 40 kiltsa kuskile poole, eks, on tehtav, aga päriselus see nii lihtne ei ole, eks, et eriti kui sa oled lapsevanem, siis paratamatult, eks, see aeg, kui sa oled roolis, ei ole väga lihtne, et aga jah, õigete asjade kokkulangemisel ei ole seda nagu unustanud,
et kui rahastus on õige, siis me kindlasti nagu proovime nii-öelda seda ala, kus nii-öelda seda laste arvu kasvatada nagu leida, et kui valitsuse tasandil siin Eesti huviharidust toetati just väiksemates kohtades, siis me avasime klubina päris mitu erinevat nii-öelda treeningkohta, et me treenisime Aravetel, Koigis, Järva-Jaanis, täna kahjuks ütleme, et omavalitsused selle ralliga kaasa ei tulnud, kui riigi toetus lõppes, siis ka me nägime, et me oma klubi või siis oma toetajatega, kes sel hetkel klubi toetavad, me seda üksi ülal pidada ei jõua, eks, et kahjuks täna oleme need osad kinni nagu pannud, eks. Küll aga mõned lapsed, kes sealt alustasid, sõidavad täna Paidesse nagu treeningutele, et päriselt nagu maha visatud aeg ja raha ei ole, et seda poolt me kindlasti proovime teha, et seda püramiidi osa nagu suuremaks kasvatada. No seda on hea, et siis ikkagi lastel ju ikkagi mingi võimalus ikkagi kossu purada, et see on, ka mina näen seda, et kossu, et see on ikka äge ja joosta muid asju saad sa igal pool, ma arvan, aga jah, et nagu pundina kossu mängida, kui sul on seal, on ka minul olnud punte, kus on seal 5, 4, 3 last ja siis nad küsivad, et treener, aga millal mängime, et ja siis vastata, et kolmekesi väga raske on mängida, et see on jah, aga räägime esiliigast. Et nüüd Paide Betmaster on esiliigast saanud veerandfinaalist edasi. EMÜ siis nii-öelda lülitati välja, Eestimaa Ülikool. Kuidas selle aasta esiliigat hindad, kuidas sa rahul oled? Manageri rollis on sul päris suur tööd olnud selle taga, et kuidas praegu selle kõigele peale vaatad? Ütleme niimoodi, et see kõige põnevam aeg on alles ees, et kindlasti hooaja algus on alati selline, kus siis justkui suvel tehtud töö, kuidas komplekteerimine on läinud, kas kõik kokkulepped peavad, on alati siuke põnev, eks, et siis tekib siuke hall argipäev, seal siuke detsembri esimene pool, jaanuar esimene pool veebruarist, kui õues on pime, kui peaks tappa ka saama, siis on meestel mott maas, et selles võtmes on piisavalt selle sees oldud, et siis ongi nii-öelda klubi manageride ja abitreenerite ja kõige töö hoida seda motivatsiooni kõrgena mängijatel. Esiliiga on nagu minu silmis väga palju nagu muutunud, et mäletan neid aegu, kui sai Sõbrahallis mängitud, ma siin nimesid ei nimeta, reeglid olid sellised, et mehed tulid six-packi õllega mängule, sest nad teadsid, et iga kord tehakse poole peal viga, on uus 30 sekundit rünnak ja 30 sekundit rünnak, siis ma täna tahaks uskuda, et ühtegi nagu sellist mängijat, kes selliselt mängu suhtub väljakule, asja ei ole, et joostaks seda päris ruttu nagu pikali ja tal ei ole jaksu, et selle tempo või selle tasemega nagu kaasa joosta. Et esiliiga tase on minu silmis nagu väga palju nagu tõusnud, kas just nagu mängu kvaliteedi osas, aga kindlasti nagu sa noorteklassides mainisid, et mängijad on agressiivsed, füüsiliselt ikkagi treenitud, erandeid on alati, eks, aga nad kompenseerivad siis võib-olla rohkem tarkusega. Kindlasti ei ole põhiturniiri tabeliseis selline, et esimesele, teisele, kolmandale, neljandale, neljas vist siis Tartu kahjuks juba nagu on nagu puhkusel, et ülikooli mõtlen siis, et keegi meist nagu ei ole minu silmis nagu favoriit, et play-offi mängud, eriti esimesed on näidanud, et mängud käivad hästi nagu üles-alla, mis on hästi loomulik play-offi nagu mängudele. Raplal on üks raske mäng ees, eks ma küll arvan, et Rapla ikkagi võtab nagu oma, aga Kadrinaga neil veerand või poolfinaal saab olema väga nagu põnev ja sama meie nagu paari vaadates, me küll saime Emust jagu, ma ausalt öeldes isegi ei mäleta, millal Emu viimati nii vara puhkama sai. Et meeskond, kes on aastaid ikkagi mänginud nagu medalitele, ütleme, et nende jaoks võib-olla tavatult nagu varajaselt said nagu puhkusele minna. Rae võiks öelda, et nagu alati nagu on väga raske nagu vastane, et see nende nagu võistkondlikkus
ma ütleks, et nagu täpselt 50-50 on see, et nagu kes selle seeria võidab, et managerina ma ütlen, et meie võidame, aga nagu ma pean seda ütlema, mitte, et ma ütlen sellepärast, et Rae on meist nagu viletsam meeskond, et saab olema väga põnev seeria. Ja ega me ju täpselt ei tea, mis seal tagumistest satsidest nagu saab, eks, et esiliiga on selles mõttes alati huvitav, et meie meeskonnas ei ole ühtegi lepinguga mängijat, et nagu see nii-öelda järgmise hooaja meeste nii-öelda jagamine saab olema nagu päris põnev, et ja need jõujooni on võimalik nagu ümber joonistada küll, et selle aasta võitja ei pruugi järgmine aasta mängida veerandfinaalis, et see võib-olla ongi see, mis nagu esiliigat iseloomustab küll, aga ma arvan, et neid lepinguid mängijatega hakkavad klubid sõlmima, sest et kui ikkagi makstakse mingitki nagu tasu või stipendiumit või hüvitatakse midagi, siis kindlasti on ka klubil mingid nagu ootused, mis on täiesti nagu õigustatud, et selles võtmes kokkuvõtvalt ma võin öelda, et esiliiga muutub ka nagu organisatsioonide poolt nagu järjest professionaalsemaks, kui vaadata pinkide taga on juba füsiod, eks, trenni tehakse rohkem, osad klubid vaatavad videosid, et ma julgeks öelda, et võib-olla mingid aastad tagasi, kui toimus veel nagu Eesti meistrivõistlused ilma lätlaste või leedukateta, siis suhteliselt nagu sarnaselt tehakse täna seda esiliigas. Jah, ma olen nõus, et selle aasta esiliigat vaadates, ma ei tea, ma ei ole isegi esiliiga mänge mitte kunagi nii palju vaatanud, et see on nagu jah, eelmise aasta lõpust ma kuidagi hakkasin seda vaatama või oli see üle-eelmine aasta lõpust. Ei saa öelda, et ma olen järjepidavalt vaatanud, aga ikkagi vaatad seal, ma ei tea, kas või võtame Haljala, väga tummiselt tuli, usinasti poisid panevad. Teil on väga head nimed, väga head mängijad, kõik on väga nii-öelda laia ampluaaga. Võtame seal Rapla nii-öelda tegelikult endine meistriliiga sats, aga ikkagi väga häid mängijad ikkagi endale võtnud, on ju, ja seal Kadrinad, keda sa nimetasid, on ju, jah, et kõigil on olnud oma nii-öelda kukkumisi, tõuse ja see aasta on ikkagi nagu mängud on ikka põnevad olnud, et ma vaatasin seal mingisuguse statistikat, vaatasin, kus jah, Kadrina mingites mängudes 1900 vaatajat kohal, teie saite nüüd see 500 täis, on ju, et see on nagu ikkagi äge ja eelmises podcastis nii-öelda Martin Mürsepa ja paari teise inimesega olen ikkagi arutanud, et miks mitte need esiliiga esimesed võistkonnad võivad seal mõnel heal päeval seal meistriliiga tagumisi satsi ikkagi ju näpistada või kuidas sina seda hindad, mis sa arvad, on see reaalne? No spordimehena ma ütlen, et pall on ümmargune, eks, et nii nagu esiliiga play-offis võivad kõike võita, nii võib ka esiliiga võistkond üllatada siis seal Eesti-Läti liiga nagu siis võib-olla nii-öelda teise poole nagu meeskondi. Kindlasti see ei ole nagu lihtne ja kindlasti seeriat ükski esiliiga klubi minu silmis Eesti-Läti liiga klubi vastu ikkagi ei võida, lihtsalt et see treenituse ja mängu kiiruse vahe on nagu nii suur, et ja mingil põhjusel ju esiliigas mängivad ikkagi mängijad mitte sellepärast, et alati nad tahaksid esiliigas nagu mängida, mingil põhjusel kõik ju ei mahu või ei saa või ei taha nad mängida Eesti-Läti liigas, et ma küll nagu kindlasti nagu arvan, et võimalus on, aga võib-olla hooaja teises pooles Eesti-Läti liiga klubi võiks ikkagi nagu esiliiga klubist nagu jagu saada. Kas see on nagu süke seljavõit ja mäekõrguselt, ei pruugi, aga hooaja alguses, kui ikkagi nagu Eesti-Läti liiga klubi ka alustab ja meie esiliiga võistkonda alustavad treeningut, siis see vahe kindlasti nagu nii suur ei pruugi nagu olla. Aga mulle kindlasti nagu meeldib nagu see mõte, et kui mängija ei mängi Eesti-Läti liigas, et siis ta kindlasti ei peaks lõpetama oma karjääri, esiliiga võiks olla nende jaoks täpselt see koht, mis läheb ka meie klubi filosoofiaga nagu hästi kokku, et nagu spordimehi on vaja kasvatada, kindlasti nad inspireerivad järgmisi noori ja nagu ma ütlesin, et esiliigas tehakse täna piisavalt trenni, et need mängijad ei kaota oma nagu sellist head nagu mängutunnetust, head füüsilist vormi, nii-öelda järgmine aasta. Et korduste arvud vähenevad, see kõik natuke seda taset võib allapoole tuua,
aga jah, et spordimehed nagu leiavad selle aja, et ega Eesti-Läti liigast loobumine ei ole tihti sellepärast, et no raha on kindlasti üks nagu faktor, aga teine asi on see, et nagu noh, ta saab tööl käia, esiliiga kõrvalt saad sa tööl käia, ega ta sellepärast ei pruugi vähem sporti teha, ta lihtsalt saab oma sporti paremini planeerida. Kui sa mängid Eesti-Läti liigas, siis sul seda enda nagu töö kõrvalt või ükskõik õppimise kõrvalt nagu spordiaega ei ole, sa pead arvestama meeskonna graafikuga. Esiliigas on see palju paindlikum ja sellepärast ma usungi, et nagu esiliiga võistkond nagu võib saada Eesti-Läti liigas mängivale klubile vastu küll, et seeriat kindlasti ei võida, aga mingis olukorras on see täitsa nagu mängitav ja tehtav. Iseasi on see, et kui palju need mängijad tahavad ja kellele nad seda nagu tõestama peavad. Tõsi. Jah, mõtlesin ka mina, et võiks ju mingi sellise väikese kiirturniiri ju kuskil, miks mitte Paides, miks mitte Pärnus kuskil korraldada, et saaks ükse maitse suhu ja selles mõttes on kindlasti äge vaadata, aga siinkohal ma tegelikult võiks üleskutse teha küll, et me märtsi alguses äkki, veebruari lõpus olid siis Eestimaa talimängud ja siis ma jooksin kokku Peep Pahviga ja juhendas ta seal naistemängu ja Paide naiskonnast mängib ka mu tütar, et siis ma talle viskasin õhku sellise, et kui hooaja lõpufaasid võiks olla sarnased, et kas siis ühe sükse show-mängu võiks Paides nagu korraldada, et Peep ei öelnud, jah ka ei öelnud muidugi, aga muigas selle peale ja siuke no vaatame, et kuidas nagu liigad lähevad ja ma hoiaksin seda nagu arutelu nagu avatuna, et kindlasti nagu korvpallipublikule väikses kohas võiks siuke nagu showmäng meeldida, publikut saali tuua ja noh, kindlasti ajakirjanikud saaks siis kõvasti jälle nagu trükimusta nagu, et aga noh, selleks peavad nagu kõik asjad nagu klappima, et meie liiga lõpeb, nende hooaeg jõuab teatud faasi või siis lõpeb ja et nagu meeskonnad saaks nagu päriselt noh, et see juhtub nagu sel hetkel, et seda kõigil mugav ja nagu hea teha. 100% ülihea mõte, miks mitte, on ju, et võtta legendaarsed treenerid ka seal midagi, jah, miks mitte, minu jaoks ka see sport on mingil määral ikkagi, no ei saa öelda, et show business, aga mingil määral see ikkagi meelelahutus on, et ka mina praegu hindan nagu väga seda, kus sa näedki neid põnevaid mänge, see on kes võidab seal ühega, kes võidab seal võiduviskega, no see ongi see, et sa spordimehena, sa tahad ju sellist mängu vaadata, on ju, et miks ikkagi korvpallurid tihti vaatavad mingeid Euroliiga mänge või muid asju, no see on viimaste sekundite, viimaste hingetõmmete nii-öelda asi, on ju, et see on, jaa, see on äge mõte. Absoluutselt nõus, et siinkohal võib-olla on hea nagu jagada nagu nõu, et kui ma käin toetajaid nii-öelda otsimas, siis paljudele on meeldinud selline nagu lähenemine, et kui sa lähed nagu Hamletit vaatama, siis kes on vähegi nagu kooli kohustusliku kirjanduse pidanud läbi lugema, teab, kuidas Hamleti raamat nagu lõpeb või kuidas näidend siis lõpeb, eks, aga kui sa tuled sporti vaatama, sa ei tea kunagi, kuidas see lõpp on, et keegi ei ole seda ette kirjutanud, see võib alati nagu olla täiesti ettearvamatu ja noh, selline mõte nagu tihtilugu ongi see, mis võikski siis publikut saali tuua, mis on siis järgmised silmapaarid järgmistele logodele ja nii edasi, et jah, siinkohal kindlasti sport on nagu väga põnev ja selles mõttes ka nagu show business, et lõpud on alati ettearvamatud. Rääkides sinu sellest manageri rollist veel, kui oli hooaja algus, siis ka sinagi nägid mingisugust oma pilti sellest võistkonnast ja tahtsid mingisuguseid mängijaid ja kas enam-vähem kõik, keda sa tahtsid, said või kuidas sa praegu analüüsid, kellest jäi puudu, kas on mõni nimi, keda sa saad äkki avalikustada, kes ei tulnud, kes ei olnud nõus, keda sa väga tahtsid, keda sa nägid, kes oleks sobinud või saad sa seda avalikustada, saad sa seda kuidagi analüüsida, meile ka avada neid kaarte? No õnneks üks mängija siin üleminekuperioodi lõpus täitsa liitus meiega, keda ma tegelikult proovisin meeskonda juba nii-öelda kutsuda, kui ta meistriliiga karjäär lõppes, et Toomas Raadik siis täna mängib Paide särgis ja tema oli kindlasti on juba nagu 2 hooaega, kui ta Reinari eest mängis, oli tegelikult nagu minu nagu nimekirjas nii-öelda või soovi nimekirjas päris nagu kõrgel nagu kohal, aga muude positsioonidega võib olla nagu sellel hooajal
pigem on nagu eeltöö või selline nagu nii-öelda värbamine või meeste nagu kutsumine Paidesse nagu päris hästi nagu õnnestunud. Et ja ma loodan, et ka väga paljud neist nagu jätkavad järgmine aasta. Et see tegelikult nii-öelda ümber nii-öelda korraldus või selline nii-öelda verevahetus või uute mängijate leidmine nagu oligi sellel hooajal siis nagu plaanis. Loomulikult sellega kaasnes ka nii-öelda nagu meeskonna nagu siis muutus või nime muutus, proovisime leida ka taustajõude oluliselt rohkem juurde, et proovida siis see samm nagu edasi teha nagu meeskonnana. Et mängijate poolest, raske nagu öelda, keda veel oleks nagu või mis liinidesse oleks olnud nagu vaja, et Markuse lahkumisega võib-olla meil tulejõudu tagant nagu kaare tagant eriti natuke jäi nagu vähemaks, aga see on jälle võimalus nagu teistele meestele nagu tõestada, et meil tegelikult seda pingisügavust on nagu päris palju, et ma arvan, et kedagi neist ei tohiks nagu meie vastased siis nagu vabaks jätta, et kas nad nagu nii hästi viskavad kui Markuseks, aga nagu kindlasti on nad suutelised selle palli sisse viskama ja millegipärast nad ju Paide meeskonnas nagu mängivad, et ju siis neil on mingid teised head omadused ja proovime siis nagu meeskonnana selle nagu toimima saada, et iga mehe nagu headus nagu välja tuua, et me kindlasti nagu võistkonnana, et individuaalne sooritus on alati nagu tähtis, aga siinkohal nagu, et nendes küsimustes, mis sa ette saatsid, et kas on mõni treener, kelle järgi ma nagu olen oma nii-öelda treeneri mängu või treeneri filosoofiat nagu proovinud nagu sättida, siis mulle tegelikult nagu väga meeldis, kuidas Üllar Kerde juhendas mängijaid, et Üllar oli Eestis selline treener, kes püüdis, vaatas peale, mul on need mehed ja ta leidis alati nagu parima nagu mängu joonise, kuidas nendest meestest see parim nagu kätte saada. Ja see on see, mida ma Paides olen ka püüdnud nagu alati nagu teha, et meil ei ole kunagi olnud skoorikuningat Paidest, et on väga palju või 5 või 6 meest on top 20 või 15, kõik teevad oma 10, 12, 15, 20 punni. Et nii-öelda, et vastastel oleks tegelikult keerulisem siis kedagi mängust välja lülitada või okei, saad ühe kätte, aga mis teisega teed, on ju, et kas keegi võiks mängida, mängijad on palju, kes võiks Paides mängida, aga ma olen päris rahul selle koosseisuga, mis on ja just selles vaates ka, et üle 20 aasta on seda asja aetud, et see koosseis võiks koos püsida just mängijate vanuse poolest, seal võib-olla mõni lõpetab, eks, aga nagu võiks koos püsida rohkem kui nagu 1 või 2 hooaega. Jah, Markus Ruubelist rääkisime, lahkus. Kas seal oli mingi kindel põhjus või me räägime ikkagi puhtalt majanduslikust poolest, keegi tegi parema pakkumise ja nii ongi, et muidu hooaja eelselt, kui ma vaatasin mängumeeste osa, siis sain ikkagi tema jutust aru, et talle selles mõttes sobib, et ta läks ülikooli ja see asi nagu tundus, et nagu sobib talle rohkem, et kas seal oli mingi individuaalne mingisugune asi, mis selle taga oli, et ta nii-öelda selle otsustas ümber nii-öelda? Ma ei tea, ma olen enda jaoks selle mõelnud niimoodi, et sel hetkel, kui ta tegi otsuse mängida Paides, oli Raplas lihtsalt liiga segased lood ja kui Rapla lõpuks oma asjad nagu korda sai ja tuli liigasse piisavalt tugevalt, et siis loomulikult läbi ja lõhki Rapla mehena, siis Markus proovis leida nagu tagasiteed, et ma ei oskagi nagu rohkem öelda, et kõik need eelnevates podcastides või külajutud, las need nagu jääda, aga ma olen enam kui kindel, et sel hetkel lihtsalt Markus nagu tegi enda jaoks parima lahenduse ja kui ta nägi, et kodulinna meeskond ikkagi nagu proovib seda tiitlit nagu võita, siis ta isakalt andis teada, et ta ikkagi sooviks nagu seda särki nagu rohkem kanda ja nii on, nagu ma ütlesin, siis meil selliseid lepinguid ei ole sõlmitud ja kõik on nagu hea sõna ja usu peale aga mitte, et keegi oleks nagu kellegi varvaste pealt allunud või lõpuni mitte sobinud, mängujoonised, treeneri sobimised,
elu on selline palju ümmargune. Ja just, et seal nagu alati võime tuua igasuguseid nagu asju, eks, aga kokkuvõttes nagu minu jaoks jah, mulle lihtsalt tundub, et see sobis talle sel hetkel rohkem ja loodame, et kunagi ta leiab tee Paidesse tagasi. Jah, sa nimetasid Toomas Raadiku. Kui jah, neil hakkas see hooaeg kuidagi, mulle tundus nagu natukene kiiva minema, kuigi samas vaadates praegu nad ikka päris tummiselt ajavad Raplale vastu, et kui ma siin Reinar Allikuga rääkisime, ta meil podcastis käis, siis ta ütles, et selle aastaga on võib-olla natukene keerulisem, et sealt jah, siis mingi hetk hiljem siis lahkuski see Smalts lahkus ja Raadik ja kas siis eelnevalt oled sa ka talle nii-öelda siis helistanud temaga ühendust võtnud, et tule Paidesse või sa nägid, et sellel momendil on see võimalus olemas või kas teil oli nagu järjepidev suhtlus või kuidas see õnn nagu Paide õuele siis tuli, et üks pikk juures? No see käis selles mõttes nagu lihtsalt, et kui Toomas nagu lõpetas oma karjääri siis meistriliigas ja Reinar kolis siis võistkonna Lääne-Virust või Ida-Virust Tallinnasse, et siis tegelikult meil oli Toomasega nagu kontakt ja ma tunnen teda varasemalt ka, eks, et siis kui Sander mängis Pärnu ees, siis me mingid puhkuseperioodid veetsime siis pojaga koos Pärnus ja siis ma jõlkusin trennis Rait Käbini treeningutel nagu kaasa nende meestega ja sealt ma tegelikult Toomasega nagu tuttavaks nagu sain, eks, ja ma kogu aeg niimoodi vaikselt neid nii-öelda mängumehi nii-öelda kogu aeg vihjan, et küll sa ükskord Paidesse nagu tuled, eks, ja siis noh, kui ta tegi otsuse, et ta mängib Reinari eest 2 aastat tagasi, siis noh, kogu aeg see jutt ikkagi, kui mängueelselt seal soendusaeg patsu lööd, siis ikka ütled, et noh, millal siis on ja nagu. Ja siis sellel hooajal ma tegelikult seda nalja rohkem ei teinud taga nagu, aga nüüd õnnestus tal ikkagi siis tee siia leida, et kui sai selgeks, et Reinar teeb siis need käigud, et mingid mehed lahkuvad, siis loomulikult oli Toomasega kohe kontakt ja proovisime ja siis leidsimegi ühise keele, et ta selle hooaja lõpetab siin. Kas järgmine hooaeg, noh, kokkulepe on, et teeme hooaja lõpuni ja siis vaatame edasi. Kas sul nende kõikide mängijatega on sul endal olnud kontakt või keegi on sind aitanud nende mängijatega või kuidas sa oled, et noh, ja täna Eesti on küll nii väike, et ainult helista mulle ja räägime ja nii lihtne ongi, aga kas keegi on sind nagu aidanud selles või sa oled ise kontakti loonud või? No õnneks mingil tasemel ma ise palli mängisin ja väga paljude mängijate vastu on õnnestunud siis mängida või siis noh, nagu ma mainisin, et talimängud ja tänavakorvpalli olen mänginud, et sealt neid siukseid kontakte nagu on nagu tekkinud, aga kindlasti nagu ma mainisin, mu poeg Sander, eks, on väga paljudega koos nagu mänginud ja sealt on tekkinud see ikkagi pojamänge käisid vaatamas ja pojameeskonnakaaslased ja nagu ma ütlesin, siis sel hooajal ka on meil taustajõude nagu rohkem, eks, et kes aitavad kogu seda korralduslikku poolt nagu teha, et Eesti on nagu piisavalt nagu väike, et ikkagi korvpalli sees olevad inimesed üksteist nagu tunnevad. Me Paidena püüame asju nii ausalt ja sirge seljaga ajada kui võimalik, et nagu kui Janno Viilup helistab, siis ikkagi nagu kuulatakse ära ja siis proovime seda ühist keelt nagu leida, eks, et kuidagi niimoodi on ta nagu käinud ja õnneks on need ajad möödas, kus me olime saalis 6 või 8, et täna pigem on meil seis selline, et me ei mahu treeningule ära, et tahaks treenida saalis, kus on rohkem kui 2 korvi, et kõik saaks nagu koormuse kätte, et tundub, et täna on head ajad. Täna, nagu ma olen aru saanud, siis te teete mingisuguseid trenne Tallinnas, eks ole? Jaa, ikka, et meil tegelikult Paides treenimegi tegelikult nagu väga vähe, kuna enamus inimeste töö ja kool on siis nagu Tallinnas, et sedasi on juba olnud viimased päris mitu nagu hooaega, et Paides mängime ja siis vahest siuksed nii-öelda tähtsamate mängueelsed nagu treeningud, et oleks mingigi kodusaali tunnetus. Okay. Ja mu küsimus, mis ma tahtsin veel küsida, on see, et kogukond on teid päris hästi vastu võtnud, eks ole, enne mainisin ka, 500 inimest on juba saalis. Jah, alles mõnda aega tagasi ütlesid, et oli seal 400 juures kuskil, et eesmärk on 500.
mis see nüüd järgmise 5 aasta plaan on, et mis nüüd edasi, et ma ei räägi ainult pealtvaatajast, ma räägin võistkonnast endast, et mis sinu enda eesmärgid on, mis klubi eesmärgid, millist visiooni sa oled endale nagu mõtestanud, et noh, praegu ju kõik on tegelikult hästi, mängijad on piisavalt atraktiivsed, võidud on tulnud, rahvas on tulnud saali, kuidas edasi? No oleme seda arutanud ka siis Eesti-Läti liiga arendusjuhi Jaak Karbiga, et nagu mitte, et nad oleks nagu, et noh, kas teete selle järgmise sammu või, aga arutelu on nagu käinud, et mis mõtted nagu on, et ma oponeerisin teda nagu kohe, et aga mis saaks nagu või mis sellest nagu muutub, et täna on saal peaaegu nagu rahvast täis, et kui 500 inimest on saalis, siis noh, 152 mahub Paide saali nagu veel, et Cramo ja Tartu mäng tõenäoliselt tooks sellise publiku arvu, aga kulud oleks tõenäoliselt korda 6 või 8 korda võrreldes siis tänast nagu eelarvet, eks. Et need dilemmad nagu kindlasti nagu on. Ma ei ütle, et Eesti-Läti liiga või Eesti meistriliiga nagu laualt maas on, aga noh, selleks, et seda teha rohkem kui nagu ühe öö liblikat, et tuleme hooajaks või 2 nagu liigasse ja siis lõpetame nagu suurte võlgadega ja ma ei saa telefonikõnesid vastu võtta, sest et on võlad, et nagu seda kindlasti me tegema ei lähe, et klubina me teame, et me peame kasvama, me teame, et me peame kõvasti panustama just nii-öelda kontori poolel juurde, sest täna nagu ikkagi meil on klubis palgal nagu treenerid ja kogu meeskonna asja ikkagi ajavad kõik oma igapäevatöö kõrvalt. Et meistriliiga või Eesti-Läti liigas kindlasti see nii olla ei saa, et siis peavad tekkima väga konkreetsed ametikohad, mis tähendab tegelikult nagu oluliselt suuremat nagu eelarve nii-öelda kasvu. Et 5 aasta plaanis kindlasti, kui meie edu nii-öelda toetajatega läbirääkimistel jätkub ja me suudame ka klubi poolel nagu kontori poolel kõvasti nagu juurde panna, siis miks mitte proovida mängida ka ikkagi nagu seda kõrgemat mängu. Ma päriselt sellega nagu nõus ei ole, et väikesed klubid peaksid kõik ainult nagu nii-öelda Eesti korvpalli arendamise nagu enda peale võtma, et noh, nii-öelda, et kui ma olen Eesti-Läti liigas, siis noh, mängijatel on suurem võimalus mängida, kogeda veel kõrgemat taset ja nii-öelda lennata nagu välja, et siin kindlasti peab nagu alaliit nagu kaasa tulema, sest noh, me näeme seda, et Eesti-Läti liigas ju tegelikult on seal nagu top 3 või top 4, kes on eest ära ja siis seal ülejäänud proovivad kuidagi nagu hammustada, ja see muutus ei toimu sedasi, et tekiks nagu meeskondi juurde, vaid et noh, ütleme, et 3. vahendab 4. välja ja 5. võib-olla ronib vahest 2., vahest 3., aga esimesed 2 on päris nagu kindlalt nagu paigal, eks, et kindlasti ei ole ka väiksel Paidel võimalik nagu mingi ülikooli rahastuse peale nagu loota, et selles vaates nagu noh, seda hüpet nii-öelda esiliigast meistriliigasse teha, noh, selleks peab tegelikult ikkagi võtma umbes ülehomme vastu otsuse, et me 3 aasta pärast oleme seal, eks, ja siis see toetus hakkab kasvama ja toetajad panustavad sinna ja klubi panustab sinna, et siis on see võimalik, et kindlasti see ei saa tulla sedasi, et lõpetame esiliiga ära ja juulis tuleb uudis, et Paide on järgmine aasta Eesti-Läti liigas, et see ei ole võimatu, aga nagu realistina ma pigem ütlen, et noh, neid veksleid niisama välja loopida ei ole nagu mõtet ja sükest unistust lihtsalt nagu müüa veel vähem nagu. Jah, täpselt nagu ka mina olen arutanud siin mõnede inimestega, et see üleminek ei ole kerge, et paljud ju mängivad ka esiliigat jätkuvalt töö kõrvalt, et pere kõrvalt, et Eesti vahet siin jah, noh, Tallinn-Tartu pikim ots võib-olla, no see on mingi 2 tunnikest sõidad, on ju nüüd kiire maantee pealt, aga kui me hakkame siin seda Läti liigat ka, on ju, et see ei ole ju selles mõttes ikkagi mingi meelakkumine, et eriti inimesel, kes on, tal on võib-olla pere, tal on töö ja siis kuidagi hakka arvestama sellega, et see on ikka paras katsumus. Ja noh, kui mängijad saavad sellest väärilist tasu, siis ma saan sellest aru. Aga noh, tuues esiliiga näite on ja mäng hakkab Tartusse õhtu kell 8, sa saad seal 10:30, 11:15 tulema, sa jõuad kella 9 võib-olla kodus nagu voodisse, kui sa Tallinnasse tagasi tuled.
hommiku tõenäoliselt ärkad kell 7 ja oled 8 ilusti nagu töölaua taga, eks, et see ei ole nagu lihtne, et ja kui sa peaksid veel mingit Läti liiga nagu või Läti otsa ette võtma, siis see ei ole võimatu, noh, täna ju meeskonnad mängivad ja töö käib, aga nagu kindlasti nagu peavad saama mehed nagu vääriliselt tasustatud selle eest, et nad vahetaks selle nii-öelda poolprofessionaalse pallimängu professionaalse vastu, et ma arvan, et neid mängijaid esiliigas on küll ja veel, kes õiget tasu saades võivad mängida seda Eesti-Läti liigat kaasa küll. See ei ole kindlasti etteheide, et nagu Meistriliiga või Eesti-Läti liiga klubid teevad kuidagi nagu halba tööd, et nad pingutavad, nii et julgeks öelda, et isegi võib-olla kõige rohkem siin Eesti spordi nagu skeenes, et mõeldes nende eelarvete peale, mis on vaja kokku ajada, et lihtsalt täna on Eestis võimalused sellised ja kes suudab seda teha ja kes mitte, et endiselt arvan, et mängijad tahavad mängida kõrgemal tasemel korvpalli lihtsalt, et võimalused on siis millised klubidel ja millised mängijatele nagu sobivad, et seda teha. Jah, selles mõttes Paides on ikkagi väga, nagu ma enne mainisin, väga laia ampluaaga mehi ikkagi, kes tegelikult täna võiksid vabalt mängida meistriliigat. Ehk siis ma näen juba, et miks mitte Paide meistriliigas ei võiks mängida, et ma olen sinuga nagu nõus, aga jah, see vajab nagu natuke pikemat tööd ja natuke ikkagi nagu pusimist ja tegemist, et see ei ole, et homme olen meistriliigas ja nii ongi, et see jah, et see on siuke raske, aga samas miks ka mitte, eks ole, et noh, me nägime ju siin tegelikult Audentese näite põhjal, kes oli meistriliigas, eks ole, et jah, see ei olnud küll ühehooajaline nii-öelda, aga ega sealt midagi nagu ei saanud, et noh, minu arvamus on, et okei, oli mängijad, kes kasvasid sealt välja, said isegi nagu parematesse tiimidesse ja mängivad siiani ja nii edasi, et aga see võiks olla ka selline nagu pikemaajalisem asi, et kui minna lihtsalt sinna hooajaks või 2 ja lihtsalt nagu olla ja mängida, noh siis see on ka nagu selline jah, keeruline. No, nagu sa ise ütlesid, et see nii-öelda kandepind peaks minema nii-öelda Kesk-Eestis siis nagu suuremaks, et kui Raplast allapoole hakata nagu tulema, eks, et siis kindlasti meil nii-öelda ruumi Jõgeva või Põltsamaa, Jõgeva ja Viljandi näol nagu oleks, eks, aga noh, jälle omavalitsuste mõttes, toetamise mõttes on see selles mõttes nagu keeruline, et no näiteks ühineme Viljandiga, noh näiteks täitsa õhust võtan, eks, kus siis mängud toimuma hakkavad. Et noh, et selles võtmes on see nagu alati niisugune nagu keeruline osa, et ikkagi tuleb seda nagu teha kogukonna põhiselt, et siis on sul nagu publik saalis aga mis ei tähenda, et noortetööd ei saaks koos teha. Et kindlasti sellised asjad võiks alati läbirääkimiste laual olla. Vabandan, mul ei ole seda infot, aga kui palju täna Paide saali inimesi ära mahutab? Kui me mängisime 10 aastat tagasi, siis toimus Final Four nagu Paides, siis Peep Pahvi Postimehe nii-öelda spordirubriik hakkas pealkirjaga, et mäletan nüüd seda algust, aga see oli, et nagu hea tase ja publiku möll, 800 inimest saalis, mingi siuke pealkiri oli, et seda võib otsida Postimehe nagu arhiivist. Et siis mahtus 800 inimest, aga siis oli meil ülemine rõdu osa oli ka tribüüniga. Aga see ülemine osa on ehitatud siis jõusaaliks ja see tribüün on siis jalgpallistaadionil, aga sinna alumisele tribüünile ma arvan, et siuke 600-700 inimest ikkagi pressime nagu sisse. Et meil on ruumi kasvada küll ja veel. Okay. Eks järgmine eesmärk ikkagi võtame 600, siis üritame ikka 700 saada, et ega selles ei saa ikkagi alla vandud, et tuleb ju ikkagi inimesi ikkagi saali saada. No me ise nagu loodame, et äkki poolfinaalis juba võiks olla rohkem, see küll satub 3. aprilli peale, inimestel on vaba päev ja noh, see peab sobima nagu, et meil on üle 20 aasta toimunud kõik mängud reede õhtuti, see on nagu, me ei pea isegi enam kellaaega ütleme, et reede on nagu mängupäev, kui siis sellel reedel on mäng ja inimesed teavad ja noh, õnneks on meil hästi nagu jagatud, et kui meie hooaeg lõpeb, siis jalgpalli hooaeg alles algab. Et siis justkui ikkagi me näeme, et see publiku nii-öelda jagamine täitsa nagu toimib. Et jah, 700-600 oleks palju ilusam number,
aga kui saaks püsivalt 500, ei oleks ka paha. Tõsi. Aga miks just reede, miks mitte nädalavahetus, et sa kuskil oled maininud ka, et kui vaadata võib-olla reede õhtut või laupäeva, pühapäeva, siis enamasti linn on ikkagi tühi, et ma ei tea, kas inimesed askeldavad, teevad mingisugused ometoimetused, miks mitte nädalavahetuse peale lükata, et kas sellel olete te midagi analüüsinud, saanud kuidagi mingisugused vastused sellele, et miks just reede mängupäev või no iseenesest meile meeldiks nädalavahetusel teha küll, aga võistlusjuhend ei luba meil nädalavahetusel mänge pidada, et nii-öelda amatöörliigade mängud peavad toimuma kõik nädala sees. Seal on kohtunike jagamise küsimus, et siis noortemänge on hästi palju, Eesti-Läti liiga ja siis lihtsalt ei jagu hallides särkides nagu vilemehi nagu piisavalt, et neid mänge nagu korraldada. Aga kindlasti nädalavahetusel võiks olla publiku huvi suurem, eks, et siis on inimesed ikkagi nii-öelda sellises puhkuse nagu nii-öelda meeleolus ja siis nädalavahetusel käiakse ka ju teatris ja siis võiks olla nagu täpselt niisuguse väikse linna nagu päris suur kultuurisündmus. Aga me kunagi ei tea, et kindlasti nagu klubidena me jälle küsime seda, kui toimub koosolek korvpalliliidus ja siis vaatame, et mis hetkel kohtunikke on piisavalt, et saab ka nädalavahetuseti esiliiga mänge näiteks korraldada. Okei, lõpetuseks selline üks põnev ja võib-olla nagu naljakam küsimus ka, mida mul on hea küsida samas ka sinult, et jah, sinu poeg Sander on ka mänginud Pärnus ja muudes tiimides ja enne me rääkisime põgusalt nendest mängijate värbamistest ja sa rääkisid, et Toomas, sa oled ikkagi moosinud ja rääkinud temaga, et ikkagi tule meile, et küll sa ikka tuled ja nii edasi, et kas on mõni mängija, keda sa oled ka nii pikalt moosinud või kellest sa nagu tunned puudust, et ma olen Pärnu mänge näinud, ma olen ka Sandrit näinud mängimas ja mulle väga sümpatiseeris näiteks Norman Käbini mäng ja nii edasi, et ma küll ei tea, mis ta nüüd hetkel teeb ja kus ta on, et selles mõttes on kahju, et mulle nagu sellist masti mehed väga meeldivad, sest ega minagi olen 1.70 taga mängija, sellised vaatad, kuidas ägedaid sööte pannakse ja sinu poisi puhul, et kuidas saab kiirelt asju lahendada ja Valge Robert mängib siis küll meistriliigat ja nii edasi, kas on mõni mängija, kes on nagu jäänud nendest aegadest ka nagu, kas kellegist on kahju või kes praegu mängib, keda nagu tahaks veel enda juures mängida, et sa oled ju tegelikult neil nii lähedal olnud, et oma poeg on lähedal, et kas on nagu mõni veel? No raske on niimoodi nagu ühte nime nagu välja tuua, et too siis mitu. Et erinevatel aegadel ma just tegelikult mingil ajal ikka korrastad oma asju kodus ja mul on ka siuke nii-öelda ruum, kus ma siis hoian karikaid ja medaleid ja siuke ja siis kunagi ju siis korvpalli võistkonna nii-öelda nimekirja koostades sa pidid või tegema ka siis mängijale litsentsi. No see on tänapäevani sedasi, aga täna on see kõik nii-öelda digitaalses vormis, aga siis olid sellised sinakas rohelised kaardid. Ja ma arvan, et mul on neid nagu siis nende aastatega kokku. No ma ei valeta, kui ma ütlen, et mul on circa 100 sellist sinist kaarti on mul siis seal nii-öelda karikate ja medalite kõrval kuskil. Ja neid vahest nagu lapates siis on nagu päris äge nagu vaadata, et mängijad kõik, kes siis on nagu Paide meeskonnast nagu läbi käinud, aga ma ei salga, et nagu tänaste koondislastega, kui erinevates kohtades nendega nagu kokku juhtuda, siis sama nali, mis Toomas Raadikuga, et kui sa ükskord peaksid nagu siis lõpetama, siis Paide ootab sind, et küll sa nagu tuled, et nagu nimesid eraldi nagu välja öelda võib-olla nagu raske, aga Sandri hea sõber Sander Raieste nagu et kui ta meil saunas käis, siis sai Sandri poolt nii-öelda agenditöö nagu alati nagu käib, et kui peaks, et siis oleks nagu alati äge, kui ta kunagi selle särgi nagu selga tõmbaks, et meil on olnud nagu väga põnevaid nagu mängijaid, et tegelikult nagu Rait Keerlaseks, et kes on ka tegelikult nagu nii-öelda Järvamaa taustaga ja Paidest väga lähedalt ja alustas oma treeninguid seal, eks, et ka tema ikkagi tõmbas mängusärgi selga, tõi meile tiitli ja tegi ka treeneritööd ja
ja selliseid nagu ägedaid nimesid, kes on nagu Eesti korvpallis ka nagu ikkagi väga suuri tegusid teinud, ikkagi on nagu alati nagu tore Paide särgis nagu näha, et ja teine asi, mis mulle alati meeldib, et kõik need mängijad, kes on ikkagi Eesti nagu tasemel mänginud, kas siis koondisesse jõudnud või Eesti-Läti liiga tasemel, et neil kõigil on tegelikult ikkagi õpetada midagi nendele kohalikele noortele, inspireerida neid, et see on alati nagu see, miks tasub nagu nii-öelda kõrgemat taset nuusutanud mängijat ikkagi Paide särgi alla nagu tuua, et see on omamoodi selline õppetund ja nagu inspiratsioon siis nagu järgmistele nagu noortele mängumeestele. Just, neid on ka üliäge vaadata, et see kindlasti, et praegugi, kui ma vaatan siin, noh, ma ei tea, keda, võtame Rain Veidemanni Haljalas või võtame teie puhul Indrek Ajupank või midagi, see on niisugune samas natukene nagu, noh, ei saa öelda päris naljakas, sest nad ei ole ju täiesti nagu, kuidas öelda, nad ei ole vormist väljas, nad on tegelikult väga heas vormis, aga nad on justkui natukene teistsuguses rollis, mis on nagu minu jaoks on ka põnev vaadata, et nad ikkagi nad tulevad küll tase allapoole ja siis ma alati üritan neid nagu analüüsida ka, et kuidas nad nagu võtavad seda mängu või kuidas nad suhtuvad ja tahes-tahtmata selle hooaja pealt, noh, ma näen kõigi nende puhul, et kuna esiliiga oli tummine, tugev, siis ega ka neil ikkagi see nahaalsus ja asi lööb välja, et ikka no mis asja, et me ikkagi mängime ja mängime ikka kõvasti, et me siin ei anna midagi alla, et jaa, nagu sa ütlesid, et noh, Toomas, Indrek, eks siis on meil ju seal Georg ja Mark, eks, et ja noh, me ei saa ära unustada tegelikult esiliiga, nagu sa just kirjeldasid, kas oli enne meie saadet või siis saate jooksul, eks, et Janar, et just. Nagu noh, et ikkagi noh, mängija, kes ikka võib nagu üksipäni selle mängu nagu väga selgelt nagu ära muuta, eks, et ja selliste vanemate kogenud mängijate nagu lisamine meie meeskonnas kindlasti on niisugune rahustav, noh, meil on ka noor treener tegelikult ka, kes on tegelikult ju meie enda klubi nagu lõpetanud ja siis töötas Viimsis ja töötab siiamaani, eks, aga ta on Paide poiss. Et nagu mulle ka meeldib nagu see osa, et need vanemad mängijad reaalselt nii-öelda siis õpetavad ja aitavad ka siis seda noorte nagu treenerit, et ei ole ainult, et me ajame medaleid taga, vaid et tegelikult toimub reaalne nagu selline kogemuste edasiandmine, et jah, see on osa sellest nagu tiimist ja osa nagu sellest igapäeva korvpalli siis tegevusest ja see ongi võib-olla, jälle jõuame sinna tagasi, et nagu noh, on äge, noh, ja teedki jälle, isegi kui on raske, ikka teed nagu. Tõsi. Nii et loodame siis mõne aasta pärast võib-olla vare, aga varsti siis Sander Rajast, et kohata Paides või nali naljaks, aga eks näe, eks ole, et nagu sa ka ise ütlesid, pall on ümmargune, kunagi ei tea, kellega kokku satud ja nii on. Et aitäh sulle, Janno, et sa tulid. Olid nõus minuga põgusalt nendest asjadest rääkima. Edu Paidele, nüüd asi läheb ikka korralikeks mängudeks, eks ole, veerandfinaali, mitte et veerandfinaal oleks siuke lulliajamine, aga ikkagi korralikumad mängud veel tulevad, loodan, et tulevad põnevad mängud, loodan, et tulevad teil edukad hooajad veel. Mine sa tea, võib-olla mõni hooaeg siis meistriliigas, eks jälle elu näitab, on ju, et palju edu teile, palju edu sulle, et sul ikkagi jõudu jätkuks, et edasi anda minna täie võimsusega ja ühesõnaga aitäh sulle ja tänaseks oleme lõpetanud. Aitäh!